Seekordne võimutüli tekkis pigem sellest, et öeldakse küll, et uusi inimesi on vaja poliitikasse ja viimastel kohalikel valimistel tõesti Otepää vallavolikogu koosseis uuenes peaaegu 2/3 võrra. Samas nüüd on elu näitanud, et tuli teatud inimesi volikogusse, kel puudus selline avaliku võimu teostamise kogemus ja hakkasid sõna otseses mõttes paugutama ja lärmama ja ma ütleks isegi sellist väga arrogantset poliitikat ajama. Kuldar Veere, kes sai Otepää vallavanemaks, on ettevõtlusest tulnud inimene ja sai vist aru niimoodi, et kui sa oled vallavanem, et siis sa oledki nagu firma juht, et teen täpselt nii, et poon käsen lasen, absoluutne ainuvõim ja nii edasi. Selline suhtumine oma kolleegidesse, volinikesse muutus hetkel lihtsalt talumatuks. Vallavanemale on siis heidetud ette vähest koostöövõimet, valla raha eest enesele poolehoiu ostmist, sekkumist valla sihtasutuse nõukogu töödesse, aga lisaks ka ebaseaduslike lepingute sõlmimist ja korruptsioonivastase seaduse rikkumist. No need kaks viimast on üsna tõsised süüdistused. Kas selles osas midagi muud ka tehti, kui lihtsalt umbusaldust avaldati? Süüdistused jõudsid ka nii Vabariigi Valimiskomisjoni kui Eesti Riigikohtusse, kus ka väga üheselt mõisteti hukka vallavanema tegemised. Me andsime talle võimaluse alguses ilma umbusalduse isegi menetlemiseta, andsime talle võimaluse omal soovil lahkuda. Ta ei võtnud seda kuulda, muutus ainult agressiivsemaks. Kui panime ka umbusalduse avalduse sisse, ikkagi aru saas, et olukord on ikkagi väga hull ja ta Otepää mainet kogu oma sellise arrogantsusega lihtsalt kahjustab. Aga ta vajutas veel rohkem gaasi põhja, keelas valla kantseleil Otepää volikogu teenindamise, hirmutas seal vallavalitsuse töötajaid, pluss ka oma seal volinikke, nii et see oli täiesti hull olukord. Sellepärast ka Otepää vallavolikogu erakorraliselt kokku tuligi ja tahtis tõesti sellisele hullusele lõppu teha. Praegu on vallavalitsuse liige Ülle Veeroja vallavanema asendajaks uue vallavanema valimiseni. Kuidas see valimine siis toimub ja kas on teada juba, kes kandideeriksid sellele ametikohale? Konkurss on välja kuulutatud juba 4. juulist, kestab kuni 4. augustini ja elu on näitanud, et enne siis tähtaja lõppemist tavaliselt hakkavad laekuma avaldused. Praegu veel ei ole tulnud ühtegi? Olen kuulnud, inimesed on kompanud ja tulnud huvi, aga otseselt minu teada ei ole veel kantseleisse jõudnud. Teie tahate jätkata volikogu esimehena? Jah, nii ma olen nagu mõelnud, sellepärast, et tuleb hoida poliitilist tasakaalu Otepääl. Umbusalduse poolt hääletas 8 volikogu liiget. Kui palju on Otepääl volikogus üldse liikmeid ja kuidas nüüd selle hääletuse valguses siis need võimujooned seal praegu jagunevad? Otepää volikogus on praegust 15 volikogu liiget. Hetkel on meil laiapõhjaline volikogu poliitika, seda enam seda, et meil ei ole ei opositsiooni ega koalitsiooni. Selle hääletuse juures oli poolt hääled 8, vastuhääl ei olnud, erapooletud ka ei olnud. Kas neid volikogu liikmeid, kes just nagu üle jäid, kas neid ei olnudki kohal või need ei hääletanud lihtsalt? Nad ei võtnud osa, jah.